Isegi meie kõige kindlamad veendumused võivad olla ehitatud liivale. See mõte juhetab meid arusaamiseni, et meie tõekspidamised ja vaated maailmale ei pruugi alati olla nii tugevad ja vaieldamatud, kui esmapilgul paistab. See mõte kutsub meid üles kriitiliselt hindama oma uskumisi, olles valmis avastama, et ka kõige kindlam tõde võib osutuda hapraks ja ekslikuks. Veendumuste alus on sageli kujunenud meie elukogemusest, haridusest, kultuurist, meediast ja suhetest ümbritseva maailmaga. Need mõjutajad võivad aga olla kallutatud või ebatäpsed, jättes meie uskumuste vundamendiks ebastabiilse liiva. Näiteks teadusuuringud, mida peeti aastakümneid vaieldamatuks, on mõnikord hilisema teaduse käigus ümber lükatud. Samamoodi võivad sotsiaalsed ja kultuurilised normid aja jooksul drastiliselt muutuda, sundides meid uuesti läbi vaatama, mida oleme seni pidanud õigeks või õiglaseks. Teine oluline aspekt on inimeste kalduvus omaks võtta kallutatud kinnitus, kus me otsime teavet, mis toetab meie olemasolevaid uskumusi ja väldime vastupidiseid fakte. See võib muuta meie veendumused paindumatuks ja panna meid uskuma, et need põhinevad kindlal tõel, kuid tegelikult toetuvad need sageli piiratud ja ühepoolsele teabele. Selline paindumatus võib tekitada konflikte ja takistada meid arenemast ning õppimast. Mõte, ehitatud liivale, sümboolika pakub ka hoiatusi. Liiv on liikuv ja ajas muutuv, mitte püsiv ega kindel. See tuletab meelde, et kui me klammerdume liiga jäigalt oma uskumuste külge, riskime kokkuvarisemisega hetkel, kui need seisukohad vaidlustatakse või tõenditega ümber lükatakse. Vaid pidev refleksioon, kriitiline mõtlemine ja avatuse säilitamine võimaldavad meie veendumustele aja jooksul kasvada ja muutuda kindlamaks, vastupidavamaks ja paremini põhjendatuks. Kuidas seda siis praktikas rakendada? See algab julgusest kahelda endas, oma teadmistes ja erinevates allikates, millele me tugineme. Mõistmine, et õppimine ei lõppe kunagi, on kasvamise võti. Avatus uutele ideedele ja erinevatele vaatenurkadele võimaldab meil hoida veendumusi dünaamilistena, lubades neil areneda koos uue informatsiooni ja kogemustega. Kokkuvõttes on mõte, isegi meie kõige kindlamad veendumused võivad olla ehitatud liivale, mitte ainult meeldetuletus meie eksitavusest, vaid ka kutse otsida sügavamat tõde ja arendada eneseteadvust. See kutsub meid elama suurema teadlikkuse ja paindlikkusega, mõistes, et tõelise tarkuse aluseks on valmisolek oma tõekspidamisi pidevalt ümber hinnata. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!